Sa ei ostnud seda videomängu, sa lihtsalt maksid ajutise loakese eest ja nüüd kavatseb Amazon selle hävitada. Maailma suurim jaemüüja kavatseb sisuliselt kustutada teatud ostetud mängud tuhandete kasutajate mängukogudest oma Luna pilvemänguteenuses. Ja kuigi sa arvad, et nad ei saa seaduslikult ära võtta midagi, mille eest sa täishinna maksid, väidavad Amazoni juristid praegu föderaalkohtus, et see ostunupp, mille sa just vajutasid, oli lihtsalt turundus, mitte omandiõigus. Esimene veatükk, 10. juuni väljatõstmisteade. 10. juunil 2026 ärkavad Amazon Luna kasutajad üles e-kirjaga, mida ükski mängur näha ei taha. Pilvemänguteenust, mida nad on kasutanud oma arvates omatud mängukogu haldamiseks, muudetakse ja need muudatused muudavad suure osa sellest kogust sisuliselt kättesaamatuks. Teenust ennast küll alles jääb, kuid see osa, mis tekitas omamise tunde, see osa kaob. 2026 aasta aprilli alguses lõpetas Amazon Luna oma platvormil üksikmängude müügi täielikult. Mängupood suleti ja otsesed ostud lõpetati üleöö. See tähendab, et kõik, mida kasutajad enne seda ostsid, on nüüd vaid ajutiselt nende käsutuses. Sest kui juuni tähtaeg saabub, võetakse ligipääs nendele mängudele igaveseks ära. Ei mingit mängukogu, ei mingit ligipääsu, lihtsalt kadunud. Mängurid vajutasid nuppu, millel oli kirjas osta ja andsid iga tehingu eest päris raha. Mõnikord $60–70 ühe mängu kohta. Ja Amazoni ametlik seisukoht, mis on selgelt kirjas nende enda tugilehel, ütleb, et neil ei ole õigust sentigi tagasi saada. Võrdle seda sellega, mis juhtus, kui Google sulges Stadia. Google, ettevõte, mida pole just tuntud oma tarbijasõbralikkuse poolest, maksis täielikult tagasi kõik ostetud mängud oma nüüdseks suletud pilvemänguteenuses. Amazon vaatas seda pretsedenti. Nad uurisid seda. Nende juriidilised meeskonnad vaatasid selle üle ja tegid teistsuguse otsuse. Nende Luna teenus lõpetab midagi, mida nimetatakse Bring Your Own Library funktsiooni, mis võimaldab kasutajatel ühendada oma olemasolevad mängukogud GOG-st, EA-st ja Ubisoftist, et mängida Amazoni pilveinfrastruktuuri kaudu. See lõpetatakse 3. juunil, nädal enne viimast kolmanda osapoole mängude kustutamist. Mis puudutab kõiki neid salvestatud andmeid, neid sadu tunde edenemist, mis on pandud nendesse digitaalfarmidesse ja maailmadesse, siis Amazon lubab allalaadimist 90 päeva jooksul pärast 10. juunit. Pärast seda, septembris, kustutatakse need failid Amazoni serveritest jäädavalt. Pikendusi ega erandeid ei tehta. Amazoni tugileht märgib, et peaksite oma salvestatud andmed allalaadima nii kiiresti kui võimalik ja testima nende ühilduvust soovitud platvormiga. Muidugi ei saa nad garanteerida, et see töötab teistel mänguteenustel. Sinu raha on läinud, sinu mängud ei jää sinna, kus sa need ostsid ja sinu edenemine võib üle kanduda või mitte. Nüüd soovitab ettevõte sul kiiresti tegutseda, samal ajal tunnistades, et võib-olla polegi midagi, mille nimel kiiresti tegutseda. Luna hakkab ettenähtavas tulevikus ise oma sisemist mängukogu kureerima ja sina võid selle kas vastu võtta või sellest loobuda. Aastaid on inimesed hoiatanud päris raha paigutamise eest pilvepõhistesse mängukogudesse, kartes, mis juhtub siis, kui põhi lõpuks alt ära kaob. Ja nüüd näeme üht võimalikku tulemust reaalajas. See on võrreldav digitaalse väljatõstmisteatega. Sinu asjad pannakse tänavale ja kui sa neid 90 päeva jooksul ära ei too, viskab Amazon need rõõmuga prügikasti. See tekitab küsimuse, kuidas see üldse seaduslik on. Teine peatükk, ostunupu vale. Kõigist oma probleemidest hoolimata alustas Luna, nagu ka Stadia enne seda, oma enda võluga. Teatud tüüpi mängurile oli Luna üsna elegantne lahendus. Sa maksid niikuinii Prime'i eest, teenus oli lisatud boonuseks ja kui sa tahtsid rohkem, siis Luna Premium pakkus sulle 9,99 eest kuus vahelduvat AAA mängude kataloogi. Kui Amazon teenuse 2025 aasta oktoobris uuesti käivitas, bränditi see ümber funktsiooni ümber, mis oli loodud perepeo mängude jaoks. Ja turunduses oli kuidagi seotud Snoop Dogg, sest Snoop Dogg. See pakkumine oli veenev tavalistele peredele, kes ei tahtnud tegeleda riistvara seadistustega, installimistega ega 3 tunni pikkuste esimese päeva uuendustega, mis su pärastlõuna ära võtavad. Kõik, mida sa pidid tegema, oli kohale ilmuda, vajutada mängi ja mängida. See oli lihtne. Teenusel oli oma fänne, kuigi mitte palju. Nagu enamik pilvemänguplatvorme, oli ka sellel probleeme sisendviivituse ja latentsusega. Seadmete tugi oli ebajärjekindel. Uued mängud saabusid aeglaselt ja pidevalt oli mure, et see ei kesta kaua, eriti kuna selle maine jäi Google Stadia omale alla. Kuid võimalus integreerida kolmandate osapoolte mängukogusid andis sellele paindlikkust. Samuti oli võimalik voog edastada AAA mänge 1080p ja 60 kaadrit sekundis ning see töötas hästi, kui tingimused olid sobivad.
ja võimalus hüpata Ubisofti mängudesse ilma allalaadimiste, salvestuspiirangute või käivitaja probleemideta oli tõeliselt ahvatlev kontseptsioon. Pärast viimast teadet hakkasid Luna vähesed truudfännid juba meelt muutma. Noh, kõik, mida ma Lunas mängin, on tasulised mängud, ütles üks masendunult. Ma arvan, et minu jaoks on Lunaga kõik. Amazoni vastus oli tüüpiline korporatiivne käitumine. Nad pakkusid vastutasuks tasuta Luna Premium tellimust, mis loomulikult sidus kasutajad Luna ökosüsteemiga. See ei aidanud kuidagi nende kolmandate osapoolte mängude puhul, mille eest nad olid juba maksnud ja mida nad juba mängisid. See toob meid tagasi selle õigusliku raamistiku juurde, mis muudab sellise vastuse mitte ainult võimalikuks, vaid ka seadusega kaitstuks. Sest kui on üks sõna, mida Amazon praegu ei taha, et sa kasutaksid, siis see on omama. 2025 aasta augustis esitati kollektiivhagi Ameerika Ühendriikide Washingtoni lääne kohtusse. Hagejaks oli kalifornialane Lisa Reingold. Tema süüdistus oli, et Amazon kasutas tema sõnul nennenmanes peibutus- ja vahetusmeetodit. Need näitasid filmi ostmise nuppu, samal ajal kui tegeliku ostu sisu peideti keerulise juriidilise teksti taha kinnitusekraani allosas. Kaebuse kohaselt andis see peenes kirjas tekst tarbijatele mitte eksklusiivse, mitte ülekantava all-litsentsi andmise õiguseta piiratud litsentsi sisule juurdepääsuks, mis jäi täielikult Amazoni ainuvõimusesse. Seda võis igal ajal ilma hoiatuseta tühistada. Reingold oli maru vihane, et Bella and the Bulldogs 4. köide, mille ta oli ostnud Amazon Prime videost $20 ja 79 sendi eest, oli tema raamatukogust kadunud. Nüüd Bella and the Bulldogs ei pruugi olla sinu isiklik nõrkus, aga kui on, siis ma ei mõista hukka. Aga Downton Abbey fännide jaoks, nende jaoks, kes maksid aastatel 2010–2014 korralikku raha, et omada tükikest Briti aristokraatlikust viletsusest, oli ka teie raamatukogust see sari 2024 aastaks kadunud. Sama põhimõte kordub ikka ja jälle, ilma et inimesed seda isegi märkaksid. Valdes kirjeldab lõhet selle vahel, mida Amazon reklaamib ja mida ta tegelikult müüb, sellise täpsusega, mis on lausa süüdistav. Mitte ühelgi hetkel enne ostu ei teavitata tarbijat selges keeles, et ta ostab vaid litsentsi, mida võib igal ajal tagasi võtta. Amazon ei kaitse seda argumenti kohtus esimest korda. 2021 aastal esitati sarnane ühishagi, milles väideti, et Amazon pettis tarbijaid, väites eksitavalt, et ta müüb digisisu, kuigi tegelikult litsentseeris seda. Ettevõtte kaitse oli märkimisväärne. Amazon väitis, et sõna osta ei tähenda igavest omandiõigust, tsiteerides otse Websteri sõnaraamatut, mille põhjal nende advokaadid väitsid, et see tähendab lihtsalt õigust kasutada meie teenuseid pärast maksmist. Hagejad vaidlesid vastu, et mõistlik tarbija saab aru, et kui nad klikivad osta, siis nad omavad seda, välja arvatud juhul, kui nad selle tagastavad või muul viisil kaubast loobuvad. Nad lisasid, et see, mida nad said, oli piiratud litsents, mille Amazon võis igal ajal, mis tahes põhjusel tühistada. Kohus keeldus juhtumit kohe tagasi lükkamast, otsustades, et on usutav, et sõna osta võib mõistlikule kliendile olla oluliselt eksitav. Amazon ei teinud sellest otsusest välja ja jättis nupu täpselt samasse kohta. Siis muutis California mängureegleid. Assamblee seaduselnõu 2426 jõustus 1. jaanuaril 2025. Õiguslikus mõttes on see võrreldav sellega, kui sundida petisravimite müüjaid trükkima pudelile 40 punktises kirjas, see ei ole ravim. Nii silmatorkavalt, et ükski mõistlik inimene ei saaks seda tähelepanuta jätta. Seadus keelab ettevõtetel turundada digitaalseid tehinguid kui ostu või kasutada sõnu nagu osta, välja arvatud juhul, kui üks kahest tingimusest on täidetud. Kas klient saab piiranguteta omandiõiguse või kinnitab ta selgelt, et tegu on tagasivõetava litsentsiga? Amazon ei tee kumbagi. Hagi viitab ka konkreetsele olukorrale, mis kõlab nagu mõtteeksperiment, kuid on täiesti reaalne. Oletame, et maksid Amazonis Barbie ja Oppenheimeri eest kokku $40. Oppenheimeri topeltseanss 2023 aasta kultuuriüritus. Ühel hommikul ärkad üles. Amazon kaotab litsentsilepingu ja sinu Barbenheimeri nädalavahetus on lihtsalt kadunud. Kohus tunnistas oma sõnadega, et tarbija võib sellises olukorras tunda end veidi pahasena või lausa plahvatada vihast. Kohus kasutas sõna nuclear õiguslikus dokumendis, mis puudutas voogedastuslitsentsi. See näitab, kui absurdseks see olukord on muutunud. Amazoni panus on sellele, et sa ei lugenud nende teenusetingimuste 11. lehekülge ja sellele, et sul pole advokaati. Ja aastaid oli neil õigus. Kolmas peatükk, $1 trillioni taganemine.
Et mõista, miks Amazon seda teeb, peaksime selgitama, kes Amazon üldse mängutööstuses on. Mängutööstuse väärtus on $187 miljardit. Ja 2012 aastal otsustas Amazon, et tahab sellest tükki saada. Nad ostsid 2014 aastal Twitchi peaaegu $1 miljardi eest. Üsna nutikas samm. Nad teatasid 2016 aastal 3 suurest AAA mängust. Üsna ambitsioonikas. Ja siis üks neist, Breakaway, tühistati 2018 aastal. Siis tuli teine mäng nimega Crucible, mis ilmus 2025 aastal pärast 6 aastast arendust ja hinnanguliselt $80 miljoni suurust investeeringut. See võeti nii katastroofiliselt halvasti vastu, et Amazon ei lihtsalt sulgenud seda, vaid võttis sellega müügilt maha. See oli üleval 41 päeva. Saad tasuta proovida suvalist meditatsioonirakendust kauem, kui Amazoni $80 miljoni suurune lipulaev mäng kestis. Crucible'i meeskond suunati ümber teise arenduses oleva mängu juurde nimega New World, mis tuli välja 2021 aastal ja tõi korraga ligi 1 miljon mängijat, kuid hakkas neid kohe kaotama, kui vead kuhjuma hakkasid. Mängusisese majanduse rikkusid mängijate kuritarvitatud vead, nii et Amazon pidi kuldülekanded täielikult peatama, et verejooksu peatada. Üks parandus muutis kogemata ühe relva nii võimsaks, et see keerati kogu mängus. Teine parandus dubleeris kulda. See ei suutnud ka avamispäeval samaaegsete mängijate arvu hallata ning serverite nõuetele vastavaks seadmine ja ooteaegade vähendamine võttis aega 2 päeva. See on ettevõte, mis haldab pilveinfrastruktuuri suure osa kogu interneti jaoks. 2025 aasta oktoobriks tuli lõivu maksta. Amazon koondas ettevõtte üleselt 14 000 töökohta. Mänguüksus sai ebaproportsionaalselt suure osa koondamistest. Stuudiote uksed pandi kinni. Nende sõrmusteisanda MMO kuulutati välja 2019 aastal, tühistati 2021 aastal, taaselustati 2023 aastal ja siis lõpetati sellest vaikselt rääkimine. Ja Amazon Luna, platvorm, mis pidi kõik kokku siduma, taandus. Madalaima riski valikuni, kureeritud tellimuspõhise mängukoguni. Individuaalseid oste enam ei olnud, kolmandate osapoolte poode samuti mitte, ainult kontrollitud kataloog. Jah, Luna areneb. Amazon võtab rõõmuga sinu 9,996 Luna Premiumi eest. Premiumi eest. Sa lihtsalt ei saa enam midagi osta, midagi siduda ega midagi omada. Sa saad need mängud, mille Amazon otsustab kataloogi panna ja nii kauaks, kui nad otsustavad neid seal hoida. Amazon arvab, et see teenib mängijaid paremini, aga mängijad on sellest targemad. Pärast 10 aastat ja miljardeid, mis on mängunduses läbikukkumisele kulutatud, ehitas Amazon Luna ümber millekski, kus neil pole mingit vastutust, omandit ega riski. Nagu tavaliselt on risk kenasti sinu peale üle kantud. 4. peatükk, suletud aialõks. Paljudele Luna kasutajatele on lahendus oma mängudele kolmanda osapoole poe kaudu ligipääseda täiesti kasutu. Luna kogu idee, põhjus, miks inimesed selle valivad PlayStationi või mänguarvuti asemel, oli see, et sul ei olnud vaja riistvara. Internetiühendus ja ekraan, mis sul juba olemas oli, olid piisavad ja see oligi asja mõte. Nii et kui Amazon ütleb, et ära muretse, sa saad ikkagi oma mänge mängida EA äpi kaudu, siis tegelikult nad ütlevad, et mine osta endale mänguarvuti. Kas oleksid rahul, kui su bussifirma tühistaks su töölesõidumarsruudi ja siis lihtsalt viisakalt soovitaks sul ise autoga tööle sõita? Salvestusandmete olukord teeb selle veelgi isiklikumaks. Iga tund, mille sa Lunas mängu mängimisele kulutasid, iga lõpetatud ülesanne, iga avatud välimus, iga vaevaliselt arendatud tegelane elab edasi Amazoni serverites. Pärast 10. juunit on sul 90 päeva aega see alla laadida. Amazoni tugileht hoiatab sind isegi ühilduvusprobleemide eest. Alla laaditud failid ei pruugi mujal töötada. Sinu edusammud võisid olla lihtsalt suveniiriks. See on suletud aed oma kõige puhtamal kujul. Suletud platvormi ökosüsteem, mis on loodud piisavalt mugavaks, et sind sisse tõmmata ja piisavalt ebamugavaks, et sind lahkumast takistada. Pilvesalvestused, mida ei saa üle kanda ja ostud, mis on seotud konkreetse platvormiga. See kogu ei kuulunudki sulle kunagi päriselt. Luna pole isegi esimene kord, kui Amazon seda mängu mängib. 2025 aasta veebruaris eemaldas Amazon vaikselt Kindli platvormilt allalaadimise ja USB kaudu ülekandmise võimaluse. Aastaid võimaldas see funktsioon Kindli lugejatel laadida ostetud e-raamatute kohaliku koopia otse oma arvutisse. Seda sai kasutada varukoopiana, turvavõrguna, tõendina selle kohta, et ostetud asi eksisteeris ka mujal kui Amazoni serverites. Ka see eemaldati vaikselt ja maeti tugilehe uuendusse, mida enamik inimesi kunagi ei loe, kuni mõned innukad inimesed info kokku koondasid ja aitasid selle laialt levima hakata. Amazoni ametlik selgitus oli, et see oli funktsioon, mida vähesed kasutasid ja need, kes kasutasid seda e-raamatute piraatuseks. See on üsna tähelepanuväärne põhjendus.
eeldus oli, et kui sa tahtsid millestki, mille eest sa maksid, kohalikku koopiat, olid sa tõenäoliselt kurjategija. Vastureaktsioon oli piisavalt märkimisväärne, et Amazon pööras 2026 aasta alguseks osaliselt otsuse tagasi. Amazon teatas, et lubab e-raamatute allalaadimist e-pub-failidena, kuid ainult nende teoste puhul, mille puhul kirjastajad on selgesõnaliselt loobunud DRM-kaitsest. Enamik suuremaid kirjastajaid seda ei tee, seega puudutab see muudatus tegelikult vaid väikest osa kogu raamatukogust. Seejärel vaid mõned nädalad enne Luna teadet teatas Amazon, et 12 Kindle-seadme mudelit kaotavad alates 20. maist 2026 täielikult võimaluse uusi raamatuid osta, alla laadida või laenutada. Seadmed ise töötavad endiselt, lihtsalt poe kasutamine pole enam võimalik. 2 toodet, 2 ökosüsteemi ja sama muster. Luna pole selles valguses erand, vaid harjumus. Küsimus on nüüd, kas keegi, kellel on tegelik võim, kavatseb sellega midagi ette võtta. 5. peatükk. Digitaalne õiguste deklaratsioon. Hea uudis on see, et midagi hakkab muutuma. Amazoni petlikud teenusetingimused, litsentsilepingud ja ostunupp, mis ei tähenda midagi, on selle kõik võimalikuks teinud. Ja see süsteem seisab silmitsi kõige koordineerituma õigusliku ja seadusandliku väljakutsega, mida ta kunagi näinud on. Ja see kõik algas mänguga nimega The Crew. 2024 aasta märtsis sulges Ubisoft The Crew serverid. See oli võidusõidumäng, mis ilmus 2014 aastal. See samm muutis kõik ostetud koopiad jäädavad mängimatuks. Nad oleksid võinud mängu parandada, välja anda võrguühenduseta režiimi või pakkuda tagasimakset neile, kes ostsid mängu mitmikmängu mängimise eesmärgil. Selle asemel tuletasid nad tarbijatele meelde, et nad olid nõustunud tingimustega, mis lubasid täpselt seda. YouTube'i sisulooja Ross Scott, kes juhib kanalit nimega Cursed Farms, otsustas, et tal on sellest küllalt. Ta käivitas liikumise nimega Stop Killing Games, mis on tarbijaõiguste kampaania ja nõuab, et kirjastajad oleksid seaduslikult kohustatud planeerima, mis saab mängust siis, kui nad otsustavad selle hüljata. Nad ei nõua igavest serveri toetust ega tagantjärele taasaktiveerimist. Piisaks ka lihtsast pühendumisest mängijatele. Kui sa müüd kellelegi mängu, pead jätma neile võimaluse seda edasi mängida ka pärast seda, kui ise lahkud. Sellele järgnes omamoodi rohujuure tasandi hoog, mis paneb korporatiivjuristid öösiti und kaotama. Euroopa kodanikualgatus Stop Killing Games, mille nad hiljem ümber nimetasid Stop Destroying Video Games segaduse vältimiseks, ületas 1,29 miljoni kinnitatud allkirja piiri. See arv ületas miljoni piiri, mis on vajalik selleks, et sundida Euroopa Komisjoni ametlikult reageerima. 2026 aasta 16. aprillil esines Ross Scott Euroopa Parlamendi ees, kus tema meeskond esitas andmeid umbes 1100 mängu kohta, mis olid muutunud jäädavalt kättesaamatuks pärast ametliku toe lõppemist. Nad viitasid Concordile ja The Crew'le. Kuulamine oli kõigi hinnangul erakordne. Euroopa Parlament avaldas algatusele toetust. Euroopa Komisjoni enda esindaja oli ühe korraldaja sõnul üsna positiivne. Üks konsultant väitis, et 20 aastat tagasi arendatud mängud töötavad tehniliselt endiselt, mis tähendab, et tarbijad ei peaks tehnilistel põhjustel kaotama juurdepääsu toodetele, mille eest nad on maksnud. Põhjuseks on vaid juriidilised takistused. Hoog on nüüd levinud ka Brüsselist kaugemale. Stop Killing Games on nüüd loonud MTÜ-d nii Euroopa Liidus kui ka Ameerika Ühendriikides. See nõustab California seadusandjaid. See peab dialoogi Suurbritannia kultuuri-, meedia- ja spordiministeeriumiga. Ross Scott rääkides liikumise seisust. 2026 aasta alguses tundis, et võit pole sugugi võimatu. Igas mõttes on see suurim organiseeritud tarbijate vastuhakk digitaalse litsentsimise tavadele interneti ajaloos. Tagasi Ameerika Ühendriikides on California AB 2426, mis nüüd kehtib, juba aluseks Lisa Reingoldi kohtuasjale Amazoni vastu. Kui see juhtum jääb püsima, kui see jõuab kohtuprotsessini ja õnnestub, ei mõjuta see ainult Prime Video filmioste. See loob pretsedendi, mis muudab seda, kuidas iga digipood Ameerikas oma tooteid märgistab ja turustab. Amazon jätkab omalt poolt plaanipäraselt. Siin on näha erilist korporatiivset enesekindlust. See on selle ettevõtte enesekindlus, kes on oma kasutustingimused läbi lugenud, veendunud, et need ütlevad just seda, mida vaja, ja otsustanud, et seadus on vähemalt praegu nende poolel. 10. juuni tähtaeg on kindel, seda nad ei muuda. Tagastuspoliitika on kindel, salvestatud andmete säilitamise aeg samuti kindel. Aga Amazoni juriidiline meeskond ei pruugi olla täielikult arvestanud avaliku arvamuse muutumisega. Kui see muutub seadusandluseks, liigub see tavaliselt kiiremini kui ettevõtte strateegia. AB 2426 ei eksisteerinud 2 aastat tagasi, täpselt nagu Stop Killing Games EL-i petitsioonil polnud 2 aastat tagasi miljonit allkirja.
Ross Scott ei seisnud 2 aastat tagasi Euroopa Parlamendi ees. Selle muutuse kiirus ongi kogu loo tuum. See täpne hetk, mil piisavalt palju inimesi mõistsid, mida digitaalne omand tegelikult tähendab ja otsustasid, et nad ei lepi sellega enam. Ja Amazon. 2026 aasta aprilli seisuga oli kaotatud 14 000 töökohta. Luna ostetud mängude kogu oli kustutatud. 100 miljonid Prime'i tellijad kaotasid Riot Gamesi hüved ning föderaalkohtus kogunesid ühishagid. Ometi jäi ametlik sõnum muutumatuks. Need otsused tehakse selleks, et paremini teenindada nende mängijaid. Kui Amazon pääseb sellest puhtalt, siis on igal digitaalsel poel maailmas vastus olemas. Ostunuppu võib rahulikult alles hoida. Vastutus ei realiseeru kunagi ja tarbijad, nemad kannavad kahju iga kord ise. Iga salvestus, iga dollar, mille sa kulutasid tootele, mille kohta sa uskusid, et see kuulub sulle, see kõik toetub nüüd samale õiguslikule alusele, mida Amazon praegu kasutab sinu omandist ilmajätmise õigustamiseks. Meile öeldi, et leinaksime oma füüsiliste meediariiulite, plaatide ja kassettide raamatukogude kaotust. Asjade, mis tõeliselt kuulusid meile, sest need said ostes jäädavalt meie omaks. Täna on alles vaid litsents ja $1 triljoni suurune ettevõte föderaalkohtus, kes väidab, et sa teadsid seda kogu aeg. Kuid omandiõiguse kaotus ei ole ainus viis, kuidas tööstus on mängijaid võõrandanud. See väljendub ka selles, kuidas mänge tehakse. Otsuseid juhib üha enam tõhusus, mitte meisterlikkus. Uuri tõelist lugu videost Ubisoft Bet on AI Slop. Nüüd on nad omadega läbi. Või vaata selle asemel seda videot.